Hei kõigile, mul vist on täna vaba päev. Väike trip Tallinna botaanikaaeda. Te tegevusi, mida sa varem pole teinud. Imeline on siin. Et kus ma siis omadega olen, on. Siin on väga ilus. Väga kõrgel olen. Ja minu nunnu auto ootab seal autoabi. Kõik saab korda. Kõik asjad lahenevad. Lihtsalt jäägem rahulikuks. Juhuu! Hei kõigile. Ja ma olen pankrannikul. Olen autoga kuskile ma sõitsin. Mul on täna selline päev, kus ma otsustasin, et ma võtan internetivaba päeva ja vaatan, mis selle päevaga kõik juhtub. Mis siin saab, mis veel kõik korda saab teha. Mis keerleb minu peas, mis mõtted on minu sees. Ma valisin koha, kus jääda autoga seisma ja nautida merevaadet läbi puude siin. Avastasin, et ma olen väga kõrge kalju otsas. Aga nii kaua, kui ma selle autos mõtlesin, siis nii kaua ma sain aru, et see auto ei lähegi täna enam käima. Praegu, et ühesõnaga kasutame selle aja ära, kui Tallinnast mulle autoabi tuleb. Ma olen Keila Joa ja siis Laulasmaa vahepeal tee ääres. Kas ma pean mõne auto kinni, kes aitab mu autot? Ei, ma ei näe sellest vajadust. Ma mõtlen väheke ja võib-olla ongi see aeg, kus autode müra, linnulaul, merevaade, vaatan merd ju millise nurga alt mina soovin. Siis rääkida teile natukene endast, rääkida, kes on see Maarja, kus ma tulen ja mis on need mõtted minu sees praegu ja kes ma olin kunagi. Kes on Maarja ja kust ta tuleb? Kes on Maarja ja kes ma siis nagu päriselt olen? Vahel ma isegi ei tea. Okei, alustame täitsa algusest. Ma olen Türi külje alt, maalt pärit. Meil olid maal kõiksugu loomad, välja arvatud lehmad. Meil olid kanad, meil olid kuked, meil olid sead, meil olid lambad. Meil oli hobune, meil oli pardid, meil oli palju loomi, meil oli suur aiapidamine. Ema ja isa nägid palju vaeva. Vanasti oligi see nii. Vanasti oligi, lapsed jooksid ringi, käisid oma kooliteed ära. Koolibussid ju maalt ilusti viisid meid kooli ja tagasi. Ja vanemad tegid siis kõiksugu aiatöid. Ka meie aitasime neid. Kausiga tikripõõsaste vahele, metsa, kummikud jalas metsa, marjule. Et kõiksugu sellist korilustööd sai teha. Ma nautisin igat seda aastaaega. Kevad, suvi, sügis, talv, vahet ei olnud, milline aastaaeg oli. Ma olin laps, ma mängisin koerte, kassidega, ma jooksin, me Siljaga kolasime mööda metsasid ringi. Ma ei tea, mida tollel ajal vanemad mõtlesid. Sõime mööda metsasid ringi, see oli niivõrd fun, see kõik oli lubatud, meil ei olnud mingisuguseid
piire, me ei kartnud mitte midagi, vaid me lihtsalt taram, me muidu möllasime kännu pealt kännu peale. Ja siis kooli ajal ma mäletan, et ilmselgelt ma olin spordis, olin ma tugev ja siis mingil hetkel ma avastasin, et ma ei olegi mitte milleski tugev. Küll ma kartsin esineda ja küll ma kartsin seda, teist ja kolmandat. Ei olnud mul keelte peale andi ja rääkimata veel mingi kirjatehnikast. Ette käib ikka koma, nii palju ma mäletan. Aga alateadlikult palju hirme nii minu kehal kui ka siis kaasa arvatud ka minu nagu õppeedukuses. Õpetaja hindas mind alati vastavalt minu võimetele. Ma olen väga tänulik oma õpetajatele, kes võtsid mind sellisena ka koolis. Et kui ma lapsepõlvest sain mängida lapsepõlvemängude maal ja olla see mõnus väike laps ja vanemad olid olemas, ma lehvitasin, jooksin oma teed, sõitsin ma rattaga või mida iganes. Ma sain olla mina ja kooli ajal hinnati mind täpselt sellisena, nagu ma olen. Ja niimoodi ma jätkasin. Siis kui kõik hakkasid hängima ja linna peal või erinevates grupeeringutes liikuma, siis mina otsustasin ka seda teha ja kõiksugu pahed ja erinevad alkoholid ja suitsud ja kõik sai ära proovitud. Loomulikult ma ei salga seda, aga mis mul oli nagu eriliselt, ma sain noorelt emaks. Ja kui sa saad noorelt emaks, mina varjasin oma esimest rasedust. Reaalselt ma varjasin. Ma hakkasin elama oma lapsele ja mehele, aga ma unustasin ühe asja, iseenda. No hea küll, ma aitasin oma last, ma vaatasin, et lapsel oleks kõik hästi, ma vaatasin, et mehel oleks kõik hästi. Ma olen tänaseks väga-väga tänulik lapse isale, et meil on väga-väga armas poeg. Me olime koos täpselt nii palju kui vaja, keegi ei kirjuta mulle ju elu ette. Ma olen väga tänulik, ma õppisin, kirjutasin positiivsed asjad üles ja läksin edasi oma eluteed. Ma ei olnud kaua aega üksi, kui minu ellu tuli järgmine kaaslane, kes soovis minuga aega veeta ja koos olla ja koos edasi liikuda, kus juba planeeritud juba teine laps siis minu elus, kus sündis tütar meie imearmsast koos veedetud aegadest ja mingil hetkel ma tundsin, et ma ikka veel ei ela endale. Et ma pean midagi muutma, kuskile muus suunas hakkama liikuma, et seda kõike siis, miski tahab mulle veel öelda, et kuskil midagi veel paremat. Ma ei tea, siis ma otsustasin ka sellest suhtest pea ees vette minna ja ma elasin 2 kuud autoelu. See tähendab siis seda, et külast külla, linnast maale. Ma sõna otseses mõttes ma elasin sõprade, sõbrannade juures, minu sõbrad tulid mulle appi, lapsed olid maal või siis isa juures. Nagu tundus siuke keeruline periood, aga samas ma tundsin, et ma saan siit midagi õppida. Mul olid purgimütsid, ma käisin erinevatel üritustel, laatadel. Ma olin jumala happy, ma olin nii õnnelik. Minu ümber tulid nii palju uusi inimesi ja see oli see, kus minul nagu kellukene helisema hakkas. Ma sain 30 ja plaksti käis läbi. Ma hakkasin manifesteerima ja printima välja, et justkui see on ju minu unistus ja ma proovin selle kätte saada. Ma sain oma 30. sünnipäeva täpselt sellise, nagu ma tahan. Ma sain järgmise kodu koos lastega täpselt sellise, nagu ma tahan. Ma ütlesin välja, et palun andke mulle selline kodu, kus on 3 tuba, ühes elab poeg, ühes elab tütar, ühes elab mina. Ja rõdu võiks ka olla ja ma tahan, et see oleks Järvamaal, ma tahan tagasi siia Eestimaa südamesse ja ma sain täpselt nii kauaks jälle, kui ma tundsin, et miski vajab mu elus jälle muutus ja kuidas on kaubandusketis töötada. Ma läksin Türi Krossi poodi poemüüjaks. Esimese päeval mul sai kõik selgeks, esimese päeval ma sain aru, et jah, ma jään täna siia, aga looks eesmärgi, et mingi 3 kuud ma olen Krossi toidukaupades müüja. 3 kuud sai 2,5 kuud. Mul sai, ma ei tea, lihtsalt ütlesin, et kõik mulle aitab, ma ei taha enam, see ei ole päris see, mida ma tahan ja siis oli minu ellu tulnud järgmine härrasmees, kes ulatas käe üle lahe
et ülilahe, kui sa tuleksid Soome. Päris hea. Ma läksin Soome. Me tegime 2 reisi, need olid Aasia, minu elu esimesed reisid, mitmed lennud, kogu see Filipiinide ala seal, Tai, Singapur, Bali, no inimesed unistasid reisist, ka mina unistasin, ma olin väga kade inimeste peale ja minu elu esimene reis 31 või 32 aastasena oli siis otse Pali saarele, mis oli nagu vau! Aitäh ka sellele noormehele, kes tegi mulle 2 imearmast reisi, kes kutsus mind Soome elama, kes näitas ja valgustas mulle Soomemaad. Ma olin täpselt 1 aasta Soomes, ma õppisin, ma alustasin seal juba kõikide 7 eri valdkonna tegevusega ja ma tundsin, et ka see ei ole päris see, mida ma tahan. Ma tulin aasta pärast suveks Eesti ja aitäh minu sõbrannale, kes tegi mulle oma kodus ruumi. Ma võtsin ühe ilusa suve Eestimaal ja ma sain aru, et see on see koht, kuhu ma tahan. Ma tahan saada tallinlaseks, ma tahan aidata siin üks arenev ettevõtte käima ja ma tahan saada selleks üheks osaks ja just täpselt selleks. Kuule, kallis poeg, nüüd on nii, et me läheme Tallinnasse elama. Võtsin kätte, sain oma kodu, sain võtmed ja alustasin. Alustasin muidugi ühes ettevõttes, kus mul reaalselt nagu raha sisse ei toonud, ikka jälle oma mütsid võtsin kapist välja, hakkasin jälle mütsidega nagu ennast ülesse poole tooma. Ma ei tea, ma lugesin igal juhul eurosid, et ellu jääda, aga minu armsad mütsid kandsid mind vanalinnas otse selle infoallikani, et ma jõudsin Boltini. Ja sellest hetkest, kui ma jõudsin Boltini, julgesin ma ju veel rohkem manifesteerida, veel rohkem öelda, veel rohkem välja öelda, siis ma sain aru, et kuhu iganes, mida iganes. Mul tuli kõik meelde, ma olen jälle oma lapsepõlve mängude maal ja nüüd ma saan uuesti kasvada. Mul on antud ellu uus võimalus, uus hingamine. Ma alustasin vana autoga, ma töötasin ennast nii kaua üles, kui ma jõudsin uuemate ja uuemate autoni. Ma hakkasin unistama kõiksugu autod enda ellu, kõiksugu inimesed enda ellu. Ja ma tunnen, et ma teen täielikult õiget asja, ma elan siin ja praegu. Kui auto ei käivitu, siis ma naudin pigem seda päikelooju, linnud laulavad, autod sõidavad mööda, inimesed jalutavad siin, see loodus, kõik on nagu niivõrd fun. Ma saan seda teha, isegi siis, kui ootad auto abi, absoluutselt. Ja 7 aastat on sellist väga-väga vahvat teekonda, kus ma mõtlen ja juhtub ja asjad juhtuvad mõnikord isegi niimoodi, et ma mõtlen ja tunni aja pärast võib see asi juba käes olla. Mõtleme ja kujutame ette mingisugused asju, mida me võiksime taas kogeda enamat ja näha ja tunda, siis olge täna juba selleks valmis. Mõnikord juhtuvad need asjad väga pika aja peale, aga mõnikord juhtuvad need asjad nagu välk selgest taevast. Kus mina teadsin täna, et ma sõidan siia, vaatan merd, et mu auto katki läheb, et seal on üks känd, mille peale ma asetan telefoni ja ma otsin täna ühe tooli, mille peal ma istun, et elan hetkel oma elu võimalikult lihtsaks, ei ole mõtet pabistada asjad üle, mis on tegelikult ju lahendatavad ja niimoodi ma siin siis istun. Mis selle 7 aasta jooksul siis veel minu elus? Hästi lahe, et ma hakkasin oma keha jälgima. Viimased kuskil 1,5 aastat ma jälgin seda nagu süvitsi. Süvitsi ma hakkasingi sellest hetkest, kui sa oma elurajal käid erinevatel koolitustel, kus sa kuulad erinevaid YouTube'i videosid, Facebookis videosid, erinevaid inimesi, kes räägivad oma elukogemustest ja mõned asjad mul ei jõua kohale, mis te räägite. Mul on terve pikk nimekiri, keda ma jälgin ja igaüks teist on andnud mulle pisikese jälje, siis ma otsustasingi teha täpselt selle video, et inimestele anda ka seda, et kõik ongi võimalik, kui te ise tahate. Keha jälgima. Kui
mul hakkab vasak jalg surisema, siis ma saan aru, et ma olen korraga liiga palju asju nagu ette võtnud. Kui mul hakkab pea valutama, kindlasti on süüdi tuul, ei ole, mul on võib-olla valesti valitud riided sel hetkel, et pea hakkab tuulest tuikama. Me ei saa süüdistada kedagi. Kui mul käsi hakkab, ranna hakkab siit valutama, kas ma mängisin liiga palju korvpalli, võrkpalli, kas ma heegeldasin liiga palju, et keha annab tunda, puhka. Iga see keha valu, hakake seda märkama, veel parem, kui seda valu üldse ei tule. See oleks nagu veel lahedam, aga meil on emotsioonid, meil on tunded. Et nendest igast kehavaludest võib ka pikemalt rääkida. Mul oli veel üks asi, ma proovin selle nüüd peast. Oma ette valmistatud kava hingest välja öelda, hinge pealt ära, ma panen isegi võib-olla silmad kinni või ma ei tea, ma vaatan kaamerasse, et ma loen selle ette. Ma ei oska räppida. Hirmudest tahtsin rääkida, ennem kui ma selle lõpu siia lisan, siis räägin oma hirmudest. Kui lapsepõlves ma kartsin üksi olla, siis alati me mängisime õega koos. Kui ma lapsepõlves tean, et ma kartsin esineda ja ma kartsin laulda, ma kartsin olla avalikus tähelepanu, siis täna ma just seda tahan. Kui ma kartsin enda kehal, et mul on väiksed rinnad või mul on väga imelikud pöidlad või mul juuksed ei ole täpselt nii pikad, kui ma tahan, siis ma otsustasin kõik need hirmud enda kasuks tööle, et täna ma esimest korda teen niimoodi, et mul on mikrofon, mul on telefon, millega ma filmin, see on niimoodi kännu peal ja siin olen mina. Ja nüüd tuleb minu seest midagi teile veel. Ma pole see, kes ma olin eile ja ma pole see, kes ma olin üleeile. Ja ma pole see, kes ma olin aastaid tagasi. Ma vaatan peeglisse ja see olen mina. Ja see olengi päriselt mina. Ma lausa põlen seest ja seda tunnen jugi mina ja see kiirgab minust välja. Mul on iga päev pidupäev, palgapäev, puhkepäev, just nii, nagu ma ise seda soovin ja seda võimendan. Kui minu head mõtted viivad heade ideedeni ja head ideed viivad meid koos töödeni ja meie koos heade ideedega teeme midagi koos ja koos häid vilju maitsta, see on ju imeline. Me ei ole siin üksi. Naudime igat hetke oma elus. Ükskõik, kus me oleme täna ja praegu. Ja järgmised videod hakkavadki tulema edaspidi juba sellest, milles ma elan. Ja järgmised videod ma ei pea enam enda elus taha vaatama. Ma olen väga tänulik kõigele, mida ma kogesin. Ma olen väga tänulik kõigele, mida ma nägin. Nüüd on täna siin ja praegu, sest homset meil veel ei ole. Suur aitäh teile kõigile. Selle idee, et tulla kleidis, mantlis, tulla loodusesse. Aitäh, kallis õde Laura. Ma tegin selle ära. Ja aitäh teile kõigile. Südamest olge hoitud. Mul on üks luuletus, mis ma esinesin lausa 2 korda kooli ees. Ja see oli väga hirmus lugemine. Ma kartsin ju esineda. Ja praegu loojuvat päikest vaadates ma loen selle veel. Luuletuse pealkiri on Kättemaks ja autor Leelo Tungal. Kui ma ükskord olen 65, siis saab ju mu vanem õde 72. On ju titadele.
siis vesi selga see, et siis tema jõust käib üle minu ja annan näpuplaksu, kui ta hakkab imema oma pöial. ütlen, sööd mul hinge sees, kui mul külalised on, õe ajab minema, möirgan naerda, kui tal hammast tuleb ees. oma ratast talle ilmaski ei anna ma, ega näita loomamargi albumit. Lähen kinno suure ilusa sõbrannaga, öelgu veel, et kasi oma tuppa tipp. aitäh. miks peaks üldse keegi kättemaksu himus elama? pigem loobuda. aga see oli luuletus. see oli luuletus, mis jäi mul meelde